tulemast meie esimesele virtuaalsele uue kataloogi tutvustusele ja tänane üllatus, millest ma teile rääkida tahan, tuleb siit karbi seest. Just nii, sellise ilusa karbiga on ta pakitud, just sellisel kujul ta eile meile lattu jõudis ja tegemist on siis tootega, mis tegelikult ei ole kataloogis olnud väga palju aastaid ja toode, mida mina esimest korda kohtasin 28 aastat tagasi, kui Tupperware Eestisse tuli. Vahepeal nende aastate jooksul on olnud võimalus teda aeg-ajalt kohata, aeg-ajalt näha, kuid võin öelda, enne kui ma selle kasti avan, võin ma teile öelda, et mina nimetan seda toodet sünnist surmani tooteks. Seega pange nüüd kõik hästi hoolega tähele, kõik teie, kes te olete noored emad väikestele lastele, teie, kes te olete vanaemad pisikestele lastelastele, võib-olla lastele, kes on kohe kooli minemas, igal juhul ta sobib kõigile ja tegemist on siis tootega, mille nimi on eesti keeles selline väga põnev. Selle toote nimi on rõõmupall. Ja tõepoolest see pallike peaks siis rõõmu tooma nii väikestele kui siis ka suurtele. Ja minu põhikunde, põhi sellised kliendid siis sellele tootele aastaid tagasi olid lasteaiaõpetajad, olid algklassi õpetajad, emad, tõepoolest vanaemad, sest tegemist on siis arendava mänguasjaga, kellele siis tuleb ka uudisena, et tõesti Tupperware toodab ka mänguasju, on seda aastaid teinud, aga väga harva, kui me oleme saanud neid siis müüa. Nüüd siis püsitootena üle pikkade aastate kataloogis ja võib-olla siis tõesti parim jõulukingitus sellel aastal siis kõikidele väiksematele lastele. Tegemist on siis tegelikult sellise arendava mänguasjaga, mis on väga paljudele tuttav ka teistest firmadest, teistest saadaolevatest firmadest, aga mille poolest siis see võib-olla oleks põnevam, arendavam või võib-olla kui te täna kuulete midagi, kuidas kasutada oma seda olemasolevat arendavat mänguasja juba ka kodus edasi, siis on see alati tore, kui ma saan selles abiks olla. Tegemist on siis tootega, millel, nagu te näete, on palju erinevaid auke, erinevaid kujundeid ja täpselt siis nendele aukudele sobivad kujundid leiab ka selle palli seest. Ja kui te olete selle palli tellinud, olete selle kätte saanud, siis täpselt nii, nagu ma täna karbist välja võtsin, ta siit siis ka välja näeb. Ja siin on siis 10 erinevat kujundit, 10 erinevat auku, kus neid siis nii-öelda sisse panna. Ja on siis ka väga põnev just nimelt selle koha pealt, et tegelikult saab alustada selle lapse arendamisega juba vähemalt alates 4. kuni 6. elukuust ja seda siis sel juhul, kui see laps, te soovite, et ta hakkaks roomama, et ta hakkaks seda võib-olla kiiremini tegema, siis sellised head rahustavad värvid on selleks väga head. See pisike kolin teeb selle asja ainult põnevamaks, kui seda siis mängusteki peal või põranda peal siis liigutada. Kui võib-olla ei meeldi, et see kolin liiga tugev on või võib-olla natukene häirib, siis alati on võimalus see pall nii-öelda lahti võtta. Ja sel juhul need klotsid seest välja puistata, jätta vähem klotse, jätta võib-olla ainult üks klots siia sisse, siis on see kolin oluliselt väiksem. Kuidas seda teha, on väga hea siis mitte võib-olla lastele õpetada, siin on ka võimalus nii-öelda see pallikene lukku panna, et lapsed seda lahti ei saaks, saavad ainult täiskasvanud lahti. Ja samas ongi siis võimalik hakata juba sellel roomaval lapsel siis sellega nii-öelda mängima koos oma vanematega või vanemate õdede-vendadega. Ja kui nüüd see laps kasvab, siis see laps tegelikult kasvab koos selle palliga ja mingil hetkel, kui temas hakatakse arendama siis käelist tegevust, on siis hea temaga koos nii-öelda mängida, leida siis neid õigeid kohti, kus kohas siis vastavalt neid klotsikesi sisse sobitada ja kontrollida, kas nad siis siia sisse lähevad. Ja
alati iga sellise tegevuse juures siis ka rõõmustada koos lapsega. Nüüd, mis lapse kasvades siis edasi, eks ju, muutub, et me kõik teame, ja kes ka ei tea, saab seda täna teada, et tegelikult enne, kui lapsed õpivad tundma numbreid, juba nüüd me räägime võib-olla seal 4-aastasest, kui alustame ka juba 3-aastastest, et enne, kui nad ju numbreid õpivad tundma, nad õpivad loendama. Ja sellepärast on ka neid klotse väga hea ja mõistlik kasutada, sellepärast, et nende klotsidega on võimalik siis lisaks kujundiõpetusele, mis tuleb küll pisut hiljem, on võimalik siis õpetada loendama ja samal ajal tundma numbreid. Kuidas? Sellepärast, et ühel pool klotsi on number, võib-olla siit on ka näha, see number 4, ja täpselt vastasküljel on siis nii mitu täppi, mis number teisel pool on. Ja need täpid on reljeefsed, nii nagu numbergi on kõrgem reljeefne, nii on ka need täpid kõrgemad. See tähendab, et laps saab need täpid kokku loendada ja kui ta saab siis kokku, et siin on 4 täppi, siis te saate hüllatust keerata ringi ja näidata, näed, selline näeb välja number 4. Ja nii on siis võimalus teha seda nii-öelda 1 kuni 10 välja. Et kui meil on siin number 9, siis teisel pool ongi täpselt nii mitu täppi, et saab siis need täpid kokku loendada ja näidata, et näed, et selline ongi siis number 9, aga tubli sa said endale 9 täppi. Tänu sellele, kui nüüd õpitakse juba loendama neid täppe, siis selles järjekorras näiteks on väga põnev hakata neid klotsi siia sisse panema. Paneme täna klotsid sisse 1 kuni 10. Paneme homme võib-olla klotsid sisse 10 tagasi, 10 kuni 1. Ehk siis teha selliseid arendavaid mänge, anda selliseid arendavaid ülesandeid ja sellega koos siis lapsega õppida. Kui nüüd juba loendamine on selge, kui nüüd juba numbrid hakkavad selgeks saama, siis täna seda küll ei nõuta eelkooliealise lapse käest, aga saab hakata vaikselt siis näiteks õpetama ka juba kujundeid, et nii, et nüüd number 4 oli ruudukujuline, et näed, selline näeb välja nüüd siis ruut. Nüüd number 9 on meil ovaalikujuline, et näed, selline näeb nüüd välja see number 9 või siis see kujund ovaal. Ja nii on siis alati tõesti võimalik need klotsid siia sisse koguda, alati siis võimalik see pall nii-öelda lahti tõmmata ja need klotsid siit kätte saada ja alustada selle mänguga siis ikka ja jälle alati uuesti. Nüüd, kui on juba lapsel selle motoorikaga ja käelise tegevusega siis nii-öelda kergem, ta on need klotsid siia sisse saanud, siis mingil hetkel võib ju hakata katsetama nii, et ta üritab need samad klotsid siis siit ka kätte saada, ilma et palli lahti võetakse. Ja ka see on tegelikult võimalik, näete, et saan kätte siit ruudu, nüüd on võib-olla mul see ovaali koht, vistan sõrme sisse, katsun siit seest kätte saada just nimelt selle ovaalse kujundi. Ega minu sõrmed nüüd ka enam ei tööd, näete, saab hakkama küll. Nii et tegelikult on see selline hea võimalus. Nüüd lapsed võib-olla esimeses klassis tahate hakata neile õpetama arvutamist. Samamoodi te saate nende klotside abil õpetada liitmist ja lahutamist 10 piires. Et leia palun see number ja see number, loeme kokku, mis see tulemus tuli, näiteks loendab kõigepealt kõik need täpid kokku, saab vastuse, selle järgi panna siis selle palli sisse, see vastus näiteks või siis ka mõlemad numbrid, see on täiesti teie valik, kuidas te seda teha tahate, saab siis neid klotse kasutada joonistuseks. Ehk siis, kui te tahate neid kujundeid õpetada nii-öelda joonistama, siis nende abil on võimalus seda joonistada ja hiljem siis ka paberi peal, eks ole, värvida. Kuna nad on seest sellised tühjad, siis neid on väga hea kasutada ka jõulud on tulemas piparkoobi ja küpsise vormidena. On võimalus siis teha selliseid pisikesi erinevaid vorme, samamoodi tikuvõileibade jaoks kasutada, ehk siis kasutada seda sama mänguasja ka nii-öelda köögitegevuses ja kaasata lapsi siis toitu tegema.
ja kui nüüd juba edasi mõelda, et võib-olla mingiks hetkeks tundub, et see laps on sellest nagu välja kasvanud, et enam ei ole temaga nagu põnev, et ta on juba arvutamise selgeks saanud ja käib juba koolis ja et mida siis teha, siis on alati võimalus näiteks teha võistlusi, ehk siis panna klotse sisse aja peale, kes on kõige kiirem, näiteks laste mängu või laste sünnipäevadel seda kasutada, või siis kasutada ka vastupidi, et kes kõige kiiremini need klotsid siit kätte saab ilma palli avamata, on siis võimalus nii-öelda selliseid võistluseid teha ja neid võistlusi saab juba teha ka täiskasvanutele ja nimetame seda siis naljaga pooleks ka selliseks põnevaks alkomeetriks, et näiteks kui on täiskasvanutel pidu, täiskasvanutel on oma üritus, siis võib ju naljaga pooleks võistlusmängude all kasutada enne koju minekut siis võimalust, et kas tohib rooli istuda või mitte, et kui kiiresti sa need klotsid siia palli sisse saad. Tegelikult on see pall mõeldud ja seda kasutavad ka väga palju ka Eestis erikoolid ja kasutatakse seda ka pimedate laste õpetamiseks ja arendamiseks. Just nimelt sellepärast, nagu ma rääkisin, et kuna tegemist on reljeefsete numbritega ehk siis kõrgema pinna peal, siis on just nimelt pimedatel lastel tunnetuse järgi väga hea kokku lugeda siis punkte, teiselt poolt tunnetada seda numbrit ja samamoodi neid klotse siis ju tegelikult selle järgi siia sisse panna. Ehk siis sobib väga hästi ka nii-öelda pimedate laste õpetamiseks, koolitamiseks ja pimedate laste lasteaeda, vaegnägijate lasteaeda ja kooli. Samuti on ta väga hea lastele, kellel on siis ATH diagnoos, ehk siis kellel on pidev selline motoorne rahutus ja nad soovivad, et neil oleks tegevust, et nad ei peaks olema võib-olla niisama, et ka nende abiks ja nende aitamiseks. Ja kui ma nagu ennem siis rääkisin sellest, et me tegelikult jõuame sinna, et see pall on mõeldud sünnist surmani, siis ka siin on oma tõetera sees, et seda palli võib ka kasutada vanemate inimeste peal, kellel on siis vaja käelist tegevust, motoorikat, võib-olla hooldekodudesse, vanadekodudesse, kodus näiteks, kui on tegemist Parkinsoniga, kui on tegemist just nimelt siis käte moondunud võib-olla liigestega, miskit on probleeme, on tarvis käsi liigutada, arst soovitab seda, et kuidas sa nagu kogu aeg niimoodi sunnid seda eakat inimest ka võimlema, et siis võib just nimelt selleks leida näiteks ülesanne ja seda teha siis koos selle rõõmupalliga. Seega see nimi rõõmupall toob tegelikult just nimelt rõõmu kõikidele. Ta toob rõõmu nii lastele, täiskasvanutele, beebidele, vanaemadele, vanaisadele ja olgu see rõõmupall siis aasta 2024 parim jõulukingitus ja see jõulukingitus tuleb Tupperwarest ja mul on hea meel, et te mind täna kuulasite. Me kohtume juba jälle ja tulgu siis jõuluvana kingikotti sellel aastal kõigile üks tore rõõmupall.